Tere, head sõbrad! Mina olen kultuuriinimene. Need kõik siin ei ole päriselt minu sõnad. Ma sain eile kutse ja olen nüüd tööl. Võiks öelda, et see on mu haltuura. Aga tööandjad käskisid või ütleme palusid, et ma meile kõigile südamele paneksin, et ajad on rasked ja tuleb teha keerulisi valikuid. Ärgem elagem üle oma võimete ning lihtinimene ära lintši poliitikut, kui ta teeb keerulisi valikuid. 10 aastat tagasi oleksingi võinud siinkohal lõpetada, oma honorari võtta ja minema jalutada, aga täna on teised ajad. Täna enam nii lihtsalt ei pääse. Täna pean ma sama summa väljateenimiseks tegema 6 korda rohkem tööd. Nii et te peate mind veel mõned minutid taluma. Kuigi miks just kultuuriinimene peaks rohkem tööd tegema, on minu jaoks veidi arusaamatu, sest kultuurisektor on ainuke sektor Eestis, kus kulude kasv ei ole alates eelmisest majanduskriisist ületanud tulude kasvu. Kui lisada siia ka isiklik noot, siis mina olen pidanud väga ägeda tagaveoga Subaru vahetama näkase Audi vastu, nii et võiks öelda, et minu kulude kasv on jäänud tuludele isegi alla. Kõigis muudes valdkondades on riik aga kulutanud rohkem kui teeninud. See on nii huvitav lause, et ma ütlen selle ikkagi ühe korra veel. Kõikides muudes valdkondades peale kultuuri on riik viimased 15 aastat kulutanud rohkem kui teeninud. See tähendab ainult üht. Peagi lähenevat pankrotti. Ja ma ei mõtle siinkohal ainult ega ennekõike rahalist pankrotti, sest on veel üks palju suurem pankrott, milles me juba elame. Ja see on otsusekindluse pankrott. See on sihikindluse ja eesmärgipärasuse pankrott. Meie riiki pidi justkui valitsema talupoja mõistus, kuid selle kujuteldava talupoja põldudel on otsustamise julgus juba aastaid närbunud ning ainus, mis levib nagu ohakas ja õitseb aastaringselt nagu pärn, on igihaljas populism. Head sõbrad, enam kui 10 aastal on autosse võetud mitte ainult joogid, vaid ka meie maksud. Siis oleme paigalt tõmmanud ja kihutanud miraaži poole, mida kutsutakse heaolu ühiskonnaks. Aga meie teiega oleme seisnud umbse tossu sees, taskud tühjad, käed laiali. Statistikanurk. Kriisiaastatel oleme kulutanud 2,5 miljardit eurot rohkem kui teeninud. Ärge näidake näpuga riigikaitse poole, näidake sotsiaalkaitse, tervishoiu, hariduse ja majanduse poole, aga ennekõike ikkagi näidakem eneste poole. Meid ei oleks ilma hariduse, ilma tervishoiuta, need on vajalikud. Küsimus ei ole neis, vaid meis. Mida meie oma elult tahame? Me tahame liiga palju. Edasipüüdlikkus on muidugi üks asi, aga liigne auahnus hoopis teine. Soov elada paremini on üks asi, aga soov elada üle oma võimete hoopis midagi muud. Tahtmine anda lastele parem tulevik on üks asi, aga see, et me anname oma lastele üle võlgades riigi, hoopis midagi muud. Aga seda me just praegu ju teeme. Mõelge oma laste peale, sest nemad on need, kes meie teod hiljem kinni maksma peavad. Eesti lastel on juba praegu üks päris uus mäng. Selle nimi on nõiaring. Kas te teate, kuidas see käib? See on väga lihtne. Tikripõõsa taha kogunevad asjaliku näoga mudilased. Ratas on jäetud nurka. Ratas on minevik. Ratas neid enam ei huvita. See on uus mäng. Siin on uued reeglid. Uka, valitsuse kulud kasvavad kiiremini kui majandus. Kommi-nommi, valitsus vajab maksutõuse. Tšiki-priki tõusevad hinnad, kasvab inflatsioon. Tihane. Elu on kallim, kulusid on rohkem, valitsuse kulud kasvavad kiiremini kui majandus ja nõnda uuesti ja uuesti ja uuesti. Saate aru? Nõiaring. Head kohale tulnud. Jah, ma ütlen me, sest need oleme meie, kes seda teevad. Lihtne oleks süüdistada ainult poliitikuid, aga see ei oleks võib-olla vale, ent see näiline elegantsus, millega meie, mitte nende teenitud raha tuulde lennutatakse, meenutab oma hoiaku kõrkuselt pealt näha Vana-Rooma
valitsejaid. Aga nendega on meie tänastel poliitikutel ainult üks asi ühine. Slogan, et pärast meid tulgu või veeuputus. Poliitikute soov elada lakkamatus kiirlaenu tsüklis ja samas pidada ühiskonnale loenguid finantskirjaoskusest, nende tahe asendada Eesti Vabariigi põhiseadus Pandora krediidilepinguga on meid toonud punkti, kust samamoodi edasi minna ei ole võimalik. Meil ei ole võimalik, sest kui poliitikud otsustaksid loobuda näiteks indekseerimisest, kahandaksid sotsiaalkulusid või võtaksid vähemaks tervishoius, kas siis ühiskond kiidaks takka? Kas meie siis ütleksime, et jaa, muidugi memmekesele vähem eurosid, haiglatele vähem hingamisaparaati, on meil neid lasteaedu üldse tarvis? Ei, ma arvan, et me ei ütleks seda. Aga ma ei tea. Või kui poliitikud kutsuksid ettevõtjaid ühise laua taha asju arutama ning ettevõtjad pakuksid välja ühte ja teist ja ehk tükike kolmandatki, aga poliitikud ütleksid selle peale, et saame aru, aga meid on valinud inimesed, tavalised inimesed siit ja sealt ja võib-olla kolmandamastki kohast ja nende elu teeb see ju ehk halvemaks. Kes on siis süüdi, kas poliitikud, ettevõtjad või rahvas või kas üldse peab olema süüdi? Head kohale tulnud. Eesti elu meenutab üha enam Eesti laulupidu. Tullakse ühel pühapäeval kokku, peetakse pidulikke kõnesid nagu see siin, räägitakse ühisosast, koputatakse südametunnistusele ja teistele siseorganitele, siis lauldakse mõned laulud, süüakse natukene halba suhkruvatti ja minnakse tagasi tööpostile. Linnuke solidaarsuskastis kirjas. Oleme suutnud korraks ennast ja teisi veenda, et elame ühises ühiskonnas ja vastutame selle eest ühiselt. Aga ühine vastutamine ei saa ju olla pühapäevane asi, ega ju? See peab olema ju igapäevane asi. Iga päev teha väike samm teise inimese ja tema arusaamise poole, isegi kui kunagi päriselt kohale ei jõua. Me oleme tilluke ühiskond. Siin ei ole distantsid ju eriti pikad, eriti veel teise inimese poole. Ja ma tean, et teie siin, ettevõtjad, olete teinud neid valitsusele ettepanekuid ja ma olen nendega kursis, ma olen neid lugenud ja teie abiga me võiksime saada välja sellest nõiaringist. Aga vaadake, mina käisin sellises kõrgkoolis, kus kõrgema matemaatika ja elementaarse loogika asemel õpetati rapiiriga vehkimist, dressipükstes aelemist ja kujuteldava hobusega madalama veetakistuse ületamist. Ja tegelikult isegi mina saan teie ettepanekutest aru. Need on ju väga lihtsad. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et riigi kulud olgu vastavuses riigi tuludega. Ja see, head poliitikud, on ohumärk. Et kui isegi mina saan aru, kuidas oleks õige majandada, siis järelikult on midagi halvasti. Distantsid Eestis ei ole suured. Mis takistab siis poliitikul tulemast lähemale ettevõtjale, ettevõtjal lähemale rahvale ja rahval omakorda lähemale poliitikule? Ma ei tea. Võib-olla on see hirm. Hirm, et keegi teine tahab minult midagi ära võtta. Ja nii me kapseldume ja kapseldume ja kapseldume ja vaatame lõpuks oma silotornidest, kuidas teoks saab hoopis üks teine hirm. Pankrot. Ja 90. aastate bravuur ja nullindate sihikindlus on asendunud leiguse ja argusega. Ja ma ei ähvarda siin tõega. Ütlen ainult seda, kuidas mulle näib. Aitäh!